hommik, täna on siis 18. november, reede, kell on 8:10, mis tähendab, et ma olen 10 minutit tundi hiljaks jäänud, siis kell 8 hakkasid tunnid. Ups, aga mis nad ütlevad parem hilja kui mitte kunagi, eks ole. Update, kell on 13:47 ja meil hakkab hetkel 7. tund ja meil on täna see õudne päev, kus meil on nagu kõiki tunde paaris, ehk siis meil oli paarisfüüsika, paarisfüüsika ja see oli tõesti õudne, nüüd meil hakkab paarisgeo, ma õnneks saan viimasest tunnist ära minna, sest mul on vaja koolitusele minna, aga ma lihtsalt üritan selle päeva üle elada, näiteks kas me pidime kirjutama opinion essay ühest filmist, mida ma lihtsalt ei osanud, ehk siis nagu arvamuses see ja see oli täiesti õudne, aga nagu ma saan 40 tunnist ära minna. Ja siis saab see koolinädal lõpuks mõte läbi. Peame vaatama mingit laava tektoonika filmi. Nagu mida? Esimene teadurekaart, kus Lõuna-Ameerika ja Aafrika kontinendid on kujutatud koos, pärineb aastast 1858. Ülipõnev. Meie klass sureb kohe välja. Kandes samale kaardile ka vulkaanide paiknemised, näeme, et enamik neist paikneb maavärinad. Geoloogilised protsessid laamade äärealadel. Hei, ma jõudsin nüüd Aresse, see on siin Pärnu lähedal ja ma hakkan siia kohe tegema koolitust. Ma olen ühes noortekeskuses ja siin on üle 60 inimese kokku tulnud üle Pärnu. Ning mul oli bussi pealt maha saamisega väike jama, kuna ma nagu ei teadnud, kus ma pean maha minema. Ma olin aru saanud, et bussijuht ütleb mulle, et millal peab maha minema, aga bussijuht oli vahepeal vahetunud. Ja siis ta lihtsalt peatus ja seal oli ülipime, ma ei näinud täpselt seal sildi pealt, et kas see on see koht või ei. Siis ma mõtlesin, et okei, vist on. Siis ma tahan hakata maha minema, aga mu kõrval oli üks vanem naine, kes ei saanud nii kiiresti enda asju nagu kätte võtta, nii kiiresti püsti tõusta. Ja siis lõpus, kui ma saan püsti, see buss juba paneb uksed kinni, aga pidas sõitnud mingi tormand siin ette, mingi ma võisin maha minna ja siis kui ma välja jõudsin, siis inimesed arvasid, et ma üritasin sealt ära sõita või ma ei tea, aga igatahes ma õnneks jõudsin siia. Vaadake seda setupi, mul on nagu siin esitused ja siis nagu kogu see saal tuleb nüüd inimesi täis, nagu siin on mingi 60 inimest, ma olen nagu veits närvis, aga ma loodan, et läheb hästi, ma olen siin mitu tundi õhtul mingi disko-värgi, nii ma jään natuke kauemaks seega, ma loodan, et tuleb üliäge koolitus ja ma olen väga elevil. Mõnusalt inimesi. Me lõpetasime just koolitusega, nüüd nad võtavad siin kõik järjekorda, nüüd hakkab pilti teha, lihtsalt vaadake seda järjekorda nagu, oh my god, neid inimesi on nii palju. Mis nimi on? Gloria. Oh my god, ta tahab, et ma teeksin talle autogrammi siia peale. Keegi võib hoida äkki kaamerat või? Lihtsalt hoia, see käib juba. Okei, kuhu kohtus ta? Siia, suurelt! Okei, nii ma üritan. Kas see on jumala pingeline? Oh my god, Vanessa! Noh, vaat seda neid teemine. Oh my god! Nii või? Jaa, mulle ka poleks. Wow, oh my god! Kuhu kohtas tahad? Kas siia nina peale või kuskil? Oh my god. Okei, wow, nii ma üritan. Issand, ma ei taha ära rikkuda. Ma toon koolikoti pärast poole. Palun? Pilti ka? Jaa, aitäh. Sikko võta. Täiega aitäh. Ma näitan seda ära. Siin on paar fänni, kes soovivad vlogis olla. Tere! Mina olen Kett. Olete suured fännid, jah? Jaa. Mis sinu nimi on? Noora Merimäe. Väga äge, kaua te mu videoid juba vaadanud olete? Ma ei tea. Täna vaatan esimest korda. Keitu! Ei, sellest ei ole midagi, uus fänn, väga hea. Kuidas teile mu koolitus või esinemine meeldis? Hästi, äge oli. Väga lahe, rõõm kuulda. Siin on kõik inimesed, kes soovivad vlogis olla. My head's underwater.
jätma? Nii, kõik, kes tahtsid vlogis olla. Vist jäid kõik peale. Väga hea. Update, ma jõudsin koju, kell on siis mingisugune 11:30, ma olen mega väsinud, aga see koolitus oli ülisuper. Neid inimesi oli reaalselt mingisugune 60, aga nad olid ülitoredad. Ma olin kokku seal vist mingi 3-4 tundi ja me saime rääkida, see oli väga-väga mõnus, nad olid hästi sõbralikud, hästi toredad. Väga äge oli. Ja siis ma sain sealt mingisuguse kotitäie kirju ja mingi kingitusi värke, mida ma hakkan homme avama. Ja see vlog tuleb siis nädalavahetuse oma või noh, reede, laupäev, pühapäev, sellepärast et ma ei filmi päris tervet päeva, ükski päev, aga mul iga päev toimub mingeid põnevaid asju. Näiteks homme on Mariaga filmimine ja pühapäeval on üks ülikool üritus, mida te varsti näete. Seega vaadake vlog edasi ja siis te näete tervet mu nädalavahetust. Ehk siis teeme homme ja minu jaoks head ööd. Hommik täna on siis 19. november, laupäev, kell on 11:45 ja väike plaanide muutus. Me pidime täna hommikul filmima Mariaga kella 11 paiku, aga ta ikkagist ei saa tulla, seega ma pean selle intro ja outro nüüd vist üksinda filmima, ma ei tea, ma ei ole teda väga kätte saanud, seega vaatab, mis sellega saab. Aga ma tegin hommikusööki. Siin on siis 2 võileipu hummusega, kamabatoon, mis on ülihea. See on nagu kõige parem asi üldse, see maitseb nagu rummikook ja siis roheline smuuti. Ja hakkan praegu vaatama Sõpru, ma olen 8. hooaja juures, seega teeb seda. Nii siis ma pean jooksma linna õppima. Update, kell on 13:07, ma jõudsin linna, sest ma olen praegu keskraamatukohtu koos enda klassistega. Ma panin väiskriidetest. Sest ma vaatasin sellest trahviäpist, et kaugel see buss on. Ja ma kartsin, et ma olen sellest põhjus, näitas, et see minu bussipeatsust juba möödas. Ja siis mingi täiega jooksin, mõtlesin, et äkki ikka ei saa olla, et nagu veel paar minutit aega, kas ma nägin, et mu ema sõitis mööda. Ma oleks täiega lehvitsin, et mu ema ei seisnud, mingi jooksin tema juurde, küsisin, et kas sa nägid, kas buss tuli vastu. Siis ta oli nagu ei tulnud, ma nagu okei, hakka bussipeaks minema. Näen, et buss tuleb, jooksen täiega, ma vaja üle tee minna. Ja siis seal üks auto tuli ja siis ma vaatasin bussi peale. Vaatasin, et ta hakkab maha võtsima ja siis ma hakkasin nagu üle tee jooksma ja siis ta veel, et ta ei hakanud pidurdama ja siis nagu ma olin ülilähedal autoga, kuulsin täiega, kus need piduri käisid, ta nagu ise ka hullult ehmatas, et mulle tee läks ja ma olin nagu, mis mõttes buss tuli ja mul on ülekäigu õigu, siis ta mingi täiega pidurdas, see auto oli nagu mingi meetri kaugus ja ta oleks põhimõtteliselt auto alla jäänud ja siis ma olin jumala kaua mingi šokis, aga kõik on korras, ma jõudsin linna ja imeline laupäeval algus õppimisega. Jei! Tšau! Jõudsin kohale ja nüüd hakkab õppimine. Šokolaadipuhvi. Minu raha. Minu raha. Mingi sune minu raha. No tegelikult ei ole kõht tühja, aga lihtsalt nagu oma aega. Update, kell on siis mingisugune 15:15, ma olin siin umbes 2 tundi. Ja siin on kogu see asi, mida me õppisime nagu reaalselt. Siin on mingi 5 suurt, mis iganes ma ei tea, 2 või. Nagu lihtsalt vaadake seda matemaatikat, siin on veits füüsikat ka nagu. Me ikka õpime täiega ja siuke hakkab meil vist toimuma iga laupäev, sest et me oleme kõik ülilost ja mis on midagi aru. Hashtag reaalkool. Aga nagu kuidagi on vaja see läbi jääda. Ja kõik muffinid on otsas, sest et need olid väga head. Nii, mul tuli ülihea mõte. Ma tahan teha nendest suurtest paberitest lennukeid, siis kujutage ette, kui äge oleks neid kuskil lennutada. Kas sul see snap veel alles või? See või? Jah. Me saime praegu ülihea snapi, kuna ma rääkisin, mis mind kõige õnnelikumaks teeb, lihtsalt vaadake seda snappi. Nagu mind teevad üliõnnelikuks lendavad kilekotid. Nagu vahepeal ma kõnnin kuskil linna peal ja siis seal on lendavad kilekotid, mis mõttes lendavad ringi, need on vabad hinged, nagu kummitused, mida sa näed, nad nagu hüppavad ringi, need teevad mind nii õnnelikuks, ma lihtsalt hakkan üksinda naerma. Nagu need on kõige ägedamad asjad üldse, aga vaatab, mis nendest lennukitest nüüd saab. Vaadake siis, kui suur see on nagu, oh my god. Ma isegi ei ketti seda lennukit, aga... Viska, lennut, vaata, kas see lendab minuni. Niimoodi või? Jah. Oh my god, see on nii hea. Mega nice. Mul on vaja siuksega minna sinna õue. Niimoodi. Kas ma lähen õues seda testima? Jaa, lähme testima seda. Nii, ma voltisin siis siin 3 siukest lennukit valmis ja ma hakkan nüüd testima, lihtsalt lennutan neid siin.
Okay. Nii, läheb esimene. Oota, ma näen selle, mis ma kõige esimesena tegin. Selle. See näeb siis selline välja. Jah, imeline. Nii, proovime. Vaatad peale jääd. Nii püsib hästigi nagu. Oota. Proovin uuesti. Oota. Areng. Ma mõtlen, milline kõige kaugemale lendab. Oota. Kõige mis on avaliku linnaruumiga käis. Oota, viimane. Nad on praegu väga võrdsel. Oota. Mine korjama, ma lendan keerakalt. Kas sa soovid neid nüüd endal või viskame ära või? Üks minema direktori kabinetti akna alla. Ma just praegu koolis on. Siiski, come on. Ja see oli siis minu paverelukite võistlus. Kell on 17:10 ja ma jõudsin nüüd koju ja õhtusööks on just valmis. Ning ma söön siis fetajuustusalatit, kanafilee ja Gruusia leibvõiga. Ning jälgin seda reeglit, et vähemalt pool taldrikust oleks siis salat. Head isu mulle. Hommik, täna on siis 20. november ja kell on 12:00 ning ma hakkan hiljaks jääma nagu alati. Seega ma tellisin endale just Taxify's takso ning hakkan nüüd hommikust sööma. Ma tegin endale siis Gruusia leiva hummusega, mis on ülihea ja siis rohelise smuuti. Mul on 10 minutit aega, kuni takso saabub ja siis ma lähen edasi Salme kultuurikeskusesse, kus on jalgpallihooaja lõpetamine, sest ma mängisin B-klassi ja ma sain 3. koha, seega ma lähen medalile järgi. Kell on 12, ma jõudsin siia Salme kultuurikeskusesse ja taaskord Hanna-Liivia ja Vanda, keda te juba mingi paar päeva tagasi nägite. Ja me lähme enda 3. koha medalitele nüüd järgi. Kas te teate, kus minema peame või? No lähme. Tšau! Kas sa soovid vlogile tšau öelda? Tšau! See on Karmen. Siin on mega palju inimesi, mulle tundub, et mitte kunagi enda õppeasjad ära anda. Siin on nagu ainult 2 inimest, kes neid ära annavad ja neid inimesi on nii palju. Vaata Viki Brüssi. Mu tiimikaaslased. No, meil on veel 15 minutit aega, ma loodan, et me ikka nagu jõuame saali. Saime õpped ära antud ja jõudsime siia kuhugi saali ja see näeb üli fancy välja, nagu vaadake. Ateljee too. Ateljee või? Jaa. Kas ateljee ei ole nagu see värk, kus kunsti inimesed? Kuule, oot, tule nüüd eest, ma näitan. Päris tuus. Seal on kõik need auhinnad. Eesti jalgpalli noorte hooaja lõpetamine 2016. Selline on see saal. Saime lõpuks ometi istuma. No kes tahtsid nii väga vlogis olla? Prigu! Viki on parim. Tahad saada kuulsaks. Ma soovin tervitada oma ema ja isa. Ja mina soovin tervitada Karmeni. Ma olen Viki kõrval. Ja siin on täiega kitsas, siis ma võtan oma arvuti. Kohe varsti hakkabki pihta, ma proovin teid lavale endaga kaasa võtta. Kuna see nüüd toimub mitte midagi, mul on aega väga vähe, siis ma pean seda väga mõistlikult kasutama, seega ma monteerin. Nagu teedelikult ikka, igal pool arvuti kaasas. Siin peaväljakul on praegu katte all, me kasvatame muru. Me praegu peame selle plastikuga siin saama hakkama. On hullu, Harju keskmine siuke. Tim, teeme trennid siin ära ja... Okei, ei saa aru, et teine muru on. No, silmaga saab aru, ega jala all ei ole. Jala all on sama. Nii, oleme järjekorras jõudnud kõige vanemad gruputeni tütarlaste U17 vanuseklassi autasustamiseni. Vanuseklassis osalesid tüdrukud sünniaastatega 1999 kuni 2000. Palume siis lavale 3 vanemat meeskonda. 3. koht kuulub Tallinna FC Flora naiskondadele.
meie diplom. Ma ei tea, mida me teeme nende medalitega. Kas siin on meie diplomid või? Jaa, ma arvan. Oh, jaga mu laiali. See on konfidentsiaal. Mis siin on? Võistkond, esindaja palun tulla siia. Kolmas koht. Meie omad. Seal, Oliver! Siin vist oli toit, aga see sai kõik otsa. Oh, siin on midagi. Mis see see on? Mis see on? Need tuttavad head, ei või? Maitse, palun. Maitse, oota, palun masina. See on nagu mingi muffini värk vist või? Tere kõigile! Tere tulemast Digi! Täna on 20. oktoober ja praegu me oleme siis siin Salmes ja meil oli just autostamine. Igastahes ja kolmas koht ja Viki kahjuks nüüd lõpetas jalgpalli ära ja nüüd me rohkem teda ei näe. Kahjuks meil vist enam pole võimalik saada enam tema ühtegi vloogi ja aga promome, muistan ka veel Laura Männist aga on liiga palju ka looma et pange siis Vikile subscribe ja like ja komment, mis ta võiks järgmiseks videoks teha. Tänane päeva küsimus on, et mis on teie lemmikspordiala? Jah, ma loodan, et see on jalgpall. Tšau! Kuidas see kinni käib? Mitte nii aeglaselt! Ära sina Viku. Me võitsime siis 3. koha ja siin on diplom, et teile tõestada, et jah, ma mängisin jalgpalli. Ja kes filmib? Prigo! Yes! Näitama! Prigo! Nägu! Suumi! Ei, appi! Jah, tore. Siin sai siis kohukest. Ja me... Võtab... Aga mis sa toitus kõik toitsi otsa umbes? Hetkel... Takeover läbi. Takeover pool 2. Takeover praegu siis lähme koju vist. Ja sest, et kõik läksid ära. Ja see on meie viimased hetked Viki kaameraga. Viki ülgab meid. Nii kurb. Meie OOTD. OTT. Mul on sinised vansid. Siis oota, hoia neid. Mul on halvasti minu kaamera. Nii, siis... See on nii harjumatu. Nii, siis mul on mingi valge särk ja siis mustad haivesed püksid. Luisa, ütle tšau. Ja soovime Vikile siis palju edu tulevikuks. Ja jah, tšau. Update, kell on 3 ja me ikka ootame enda asju. Tundub, et täna ei saagi enda asju kätte vist. Või mis sa arvad? Jalutame siis praegu bussi peale, et sõita linna ja siis seal sees mul oli pandud enda jopa garderoobi ja kui ma jõuan garderoobi, siis ma vaatan, okei, kus mu see number on, siis ma olin selle kuskil välja võtnud ja siis õnneks mul tuli meelde, et ma vist jätsin selle ühe laua peale, mis seal toidusaalis oli ja siis ma täiega mingi jooksen sinna, kartsin, et keegi on selle nagu ära võtnud ja kuhugi juba viinus palju jooksen sinna ja õnneks oli seal, see kõik läks hästi, ma ei pidanud midagi kinni maksma või nii. Update, kell on siis kohe 5 ning ma jõudsin koju, tegin endale just süüa, praadisin kartuleid ja kana ja siis tegin ka kurgi tomatisalati, fetajuustu, õli ja balsamika kastmega ning hakkame vaatama jälle sõpru, nagu alati, kõige parem ajaviide söömise ajal ning Maria peaks kohe varsti mulle helistama, et me lepime kokku, et kas me siis saame need introd ja outrod täna ära filmitud või ei, siis ta räägib, et tal pole jälle aega, nüüd ma ei tea, mis saab. Aga ma hakkan sööma, sest ma pole lõunat söönud ja kell saab 5, seega nagu... Ja tõisu mulle. Lõpetasin siis just õhtusöögi ja magustoiduks võtsin sellise Magnumi piparmündi jäätise, see on üks mu lemmikuid.
selline, siin on siis nagu mingid šokolaad ümber ja mingid piparmünditükid vist ja siis sees on siuke mingi vanilla piparmündi jäätis, midagi siukest, ma ei tea. Aga see on nagu ülihea. Ja andke mulle kommentaarides teada, kas te üldse nagu tahate näha, mida ma igapäevaselt söön, sest kui see teid ei huvita, siis ma ei pea seda näitama. Seega ootan huviga kommentaare. Selline on siis seest ülihea. Ciao! Ma olen üpris kindel, et me sõitsime nagu mingi 10 korda siit maast, sest taksos lihtsalt pani jälle mingi... Kas ta on nagu Mapsist ei vaadanud või? Ei vaatas küll, aga ma ei tea, ta sõitis mingi imeteed pidi, ma isegi ei teadnud, kas ma tulen, kas ma nagu mingi, kus ma olen, pole. Okei, nii, ma pean sulle nüüd õnne soovima. Ja kas sa said 14? Ma sain 14, mitte 12. Ja tegelikult kui ma mõtlema hakkan, siis ma saan aru, et ma olen 10 käest 8, võtan 2 aastast enda vanusest maha. Ma lihtsalt ei mõelnud. Palun vaadake seda snappi. Aga see celebration on sellepärast, et homme meie kollabid Mariaga välja. Kindlasti minge vaadake seda kollabi, kui te ei ole seda juba näinud, sest selleks ajaks peaks see juba väljas olema. Aga igatahes me tegelikult lõpetasime nüüd juba selle intro ja outro filmimisest. See võttis aega, aga me tulime väga huvitavate asjade peale, seega kindlasti vaadake video lõpuni. Ma oleks mitte kunagi osanud arvata, et sa nagu actually teedki nüüd ühe teikile, sest ma poolest vaata kunagi tähele pannud, et tahab ühe teiki ja ma olen nagu mingi augas. Aga me pidime ikkagi tegema nagu, et see on lõigatud 3, kuna me ei suutnud seda kõike ühe korraga ära teha, sest teksti lihtsalt, mul on kõik siin punktid üles kirjutatud, mida ma seal rääkima pidin. Aga vähemalt me saime tehtud ja kell saab nüüd 7 ja Mariale me tellisime just takso Taxify'st ning ta hakkab varsti kohe minema. Nüüd on siis see kurb hetk käes, kus Maria peab lahkuma. Ja ma lihtsalt palvetan, et ma saan selle ideaali, ma jää enne magama. Sama, mul on ka ülipõle teha, mul on vaja see bloopersita maga, mul on 2 videot. Aga sa oled samal ajal üles minema sul või? Jaa, sest ma ei tea. Ja see on see kindlasti ka, vaata, davai, kuule, tšauki! Naudi sünnipäeva! Ja, davai, tšauki! Tšau! Update, kell on 20.06 ning ma tulin just vanema juurest, käisin vene keelt õppimas, tegin endale siukse kohvijoogi. See on põhimõtteliselt nagu kohvimaitseline jäätisekokteil, aga siin on siuke sala nagu ingredient ehk siis sala lisand või värk ka sees. Seega, kui te tahate, et ma näitaksin teile, kuidas ma enda smoothisid või jooke, kokteili, mida iganes teen, seega andke mulle, siis andke kommentaarides teada. Ning ma tegin sellepärast kohviga, kuna mul on vaja täna saada valmis see Maria collab ning ka bloopersite video, mis läheb Facebooki lehel üles. Ning tegelikult ma peaks õppima ka, seega tuleb pikk õhtu. Hakkan siin praegu monteerima. Mul on ülipalju veel teha, mul on nii väsinud. Tahaks teha magada. Meil on juba igal pool sotsiaalmeedias öeldud, et homme kell 5 tuleb, seega ma pean valmis jõudma. Mis teha? Väga suur update. Täna on tegelikult 27. november ja kell on mingisugune 12.50 ning asi, miks ma praegu vlogin mingi nädal aega hiljem on sellepärast, et ma eelmine nädal tuli siis välja Maria collab ja ma töötlesin seda mitu päeva järjest nagu kooli vahetundides, ühistranspordis, koju jõudes esimese asjana õhtuni välja, ma jõudnud vahepeal õppidega, ma töötasin nii kõvasti selle kallal. Ma tean, et see läks veel 2 päeva tähtajast üle. Tegelikult see pidi minema ainult 1 päev tähtajast üle, me olime lubanud esmaspäeval, siis pidi teispäeval välja tulema, aga kuna see video oli nii mahukas, siis see eksportis nagu mitu tundi õhtul ja siis see laadis veel nii kaua üles ka, et me ei jõudnud seda nagu teisipäeva ööseks valmis, ma tahtsin magama minna, seega sellepärast läkski kolmapäeva hommikul ülesse. Ja siis nädala lõpus ma nii palju töid asju, et ma ei jõudnud üldse seda vlogi töödelda ning praegu ma just lõpetasingi siiamaani selle monteerimisega, kuhu te nägite ja ma avastasin, et ma ei olnud teile veel näidanud, kuidas ma avan neid, ma ei olegi nii tähendab veel avanud. Need on kõik kirjad ja pakid, mis ma sain enda koolituselt, seega ma avan need praegu kiiresti ära ja siis saangi selle vlogi lõpuni teha ja siis see peaks täna üles minema. Ja täna on siis 27. Ja see taust on teistsugune, sellepärast, et ma olen vanaema juures, kuna meil on kodus remont, siis ma elan praegu siin perega. Igatahes sellist kotiseis on need asjad. Ma isegi ei mäleta, kes kinkis, mis see kotiseis originaalselt oli, kuna ma panin kõik asjad siia, mis ma sain. Aga ma hakkan järjest näitama, mis siin on. Ma ei hakka neid kirju ette lugema, mul on need ise läbi, sest muidu see vlog läheb nagu üli-pikaks. Esimene asi on siis selline kiri. See on see YouTube'i märk tehtud, mis on üli cool. Ja see on Hedit Sutt ja Lisandra Pilli. Ja nende hüüdnimed on siis Heitu ja Luisu. Täiega armas. Ma loodan, et see fokusseerib, kuna mul ei ole seda flip screeni, mis välja käiks, ega ma ei näe ekraani pealt, aga ma loodan, et ta fokusseerib. Selline esimene asi, mis ma siit näen. Siis on siin
mustika ja õhitud riisiga valge šokolaad. See kõlab väga hästi, ma tahaks seda kindlasti maitsta, sest kunagi oli valge šokolaad mustika mingi küpsistükkidega, mis oli ka veel mu lemmikšokolaad. Praegu ma söön rohkem tumedat, aga mingi hetk ma kavatsen selle kindlasti ära süüa, sest ma söön ikkagi seda, see tundub ülihea. Suur aitäh! Siis on veel üks kiri Katriin ja Arabel on selle kirja autorid. Siin on ka samuti see YouTube logo, üli cool. Ma kohe varsti hakkan neid kirju siis lugema. Nii, siis on veel Osvois, wow. Ma vaatan, kas siin on inimese nimi ka kuskil öeldud. Näe. Tema nimi on Eveli Angela. Eveli Angela Paap tegi siis sellise asja väga siia taha on kirjutatud ja siis siin ees on veel sellised asjad, mis käivad niimoodi lahti. Minu pilt. Mu Insta pilt. Need on minu Insta pildid, täiega cool. Ja siis siin, siin on vist tema perepilt ja siis siin on tema mingi sotsiaalmeedia vist. Ja täiega lahe. Üli cool, ma kohe varsti hakkan seda täpsemalt uurima. Siis siin on veel tänab, et ma tulin neile Aresse külla, sest see koolitus toimus Ares, selline kaart. Väga äge. Siis on, siukene kaart ja see on, see on nii tumedalt kirjutatud, ma ei saa aru, see vist on Aurelia. Jah, ma arvan, et see on Aurel, täiega lahe. Siis, ma näen siin, selline väike nagu kübar, mille sa saad endale juustesse panna, sest on selle klõpsuga. Ja siis siia külge on ma ei tea, kas see oli isegi sellega koos või see tuli kuskilt mujalt. Igatahes, see on selline instapilt, mis ma panin meie YouTuberite Tartu live show'st. Täiega cool. Seda ma saaks võib-olla kuskil videos mingi kostüümina kasutada. Nii, siis on siin veel üks kiri ja see on ma ei tea, kas siin kuskil ma nime praegu ei näe, aga siia on pandud need Viki Lemmik ja Sniffik ja Saedar Puus ning Roosad Mannad. Need viimased 2 on need, mis pannud Snapchati seal, need mu videot alla kommenteerida, et väga cool. Ja siis on see kiri. Siis ma näen siin veel sellist nii-öelda kleepsu, mis on isegi ütleb peale. Siis siin on selline roosi küünal. Päris äge. Siis on patsikumm, ma ei tea, kas see on see kogemata pandud või nad saatsid kuulu patsikummi. Ja siis selline rinnamärk ja siia on ise joonistatud siis jäätis. Väga vinge. Suur aitäh kõigile, kes mulle neid kirju asju tõid. Absoluutselt ei pea mulle mitte midagi tooma, ma ei ootagi, et te mulle toote, aga see on ülilahe. Ning see koolitus oli tõesti väga vinge. Selline oligi siis minu vlog, ma väga loodan, et teile meeldis. See tuli taas kord päris pikk üle poole tunni. Andke mulle kommentaarides teada, kas teile meeldivad nii pikad või te tahate pigem lühemaid või hoopis veel pikemaid. Aga kui tahate mu eelmist vlogi näha, mis oli kaadritagust oma, siis klikkige kuhugi ekraanile, likeige, kui teile see meeldis, et ma teaksin, et te meeldivad pikad vlogid, subscribe'ige, et te jääks tulevastest ilma. Ning eile mul oli uue videofilmimine, mida ma vlogasin kõike, seega see vlog peaks tulema kas homme või ülehomme välja, ma vaatan, kuidas ma jõuan. Aga mul on üle veel selle pärast ning näeme juba järgmises vlogis. Tšauki!